Tere hommikust! Kui Igor mulle kuu aega tagasi umbes kirjutas, et on tulemas energiatehnoloogia päev ja siin võiks esineda, et kas ma oleksin nõus, ma loomulikult ütlesin jaa, alati. Siis oli sõrm oli antud ja pärast seda ta ütles, et aga millest siis ma võiksin ka rääkida. Ja ausalt öeldes mu peas valitseb ka praegusel hetkel täielik segadus, et kuidas ma seda teemat siis teie jaoks nagu lahti seletan, et mis siis on inseneride roll ja võib-olla siis ka meie energiatehnoloogia siis niimoodi instituudi või nende eelkäijate roll olnud Eesti või siis laiemas meie regiooni, eks ju, energiajulgeolekus. Ja võib-olla teises osas ma natuke räägin ka sellest, et kuhu täna Inseneride Liit siis panustab ja mis on võib-olla meie niisugused valukohad ja need võimalikud lahendusteed. Ja kui ma hakkasin seda ülesannet enda jaoks lahti mõtestama, siis mul tuli meelde, et ma circa 2-3 aastat tagasi ma ei tea, mis iganes põhjusel, aga paluti mul retsenseerida siis ühte soomlase doktoritööd, mis tegeles siis meie regiooni energiajulgeoleku teemadega. Ja siis ma enda jaoks tegin lihtsalt ühe sellise slaidi ja taaskasutamine on tänapäeval moes, et ma võtsin siis selle sama slaidi ja proovin selle siis ära taaskasutada. Et kuidas siis meie regioonis, võib-olla me peaksime vaatama niimoodi oma regiooni laiemalt, see energiajulgeolek siis arenenud on. Ja siis ma hakkasin selle peale mõtlema, et energiajulgeolek ei ole mingisugune asi, vähemalt ütleme ühiskonnas jääb mingi mulje, et nüüd kui me teeme mingisuguse ühe asja ära, mingi sõrmenipsust, kohe on meil saavutatud energiajulgeolek. Et minu jaoks energiajulgeolek on protsess, mis koosneb erinevatest osadest, on ta siis energiavarustuskindlus, on ta energiaturgude toimimine ja selle raames ka siis ütleme energia kättesaadavus, sealhulgas hind, on ta siis energeetika jätkusuutlikkus, et need tegelikult on erinevad osised, mis kogu selle energiajulgeoleku lõppkokkuvõttes meile tagavad. Ja kui proovida nagu mõelda, et kuidas siis energiajulgeolekut mõõta, siis selline klassikaline mõõtmisvahend on tegelikult on see, et milline on siis energiasõltuvuse määr ühes või teises riigis. Ja nüüd, kui vaadata nagu Eesti energiasõltuvust, et siis mis mulle tegelikult tänase nagu energeetika planeerimise juures ei meeldi, on see, et me räägime energiamajandusest või me laias plaanis räägime ja mõtleme energiamajandusest, aga tegelikult me tegeleme ainult elektrivaldkonnaga, mis energeetikast moodustab circa mingi 20-25% Eesti energeetikast. Ja teised valdkonnad jätame kõrvale ja kui me proovime nagu sisse suumida, et kuidas me energiasõltuvuse mõttes nagu siis Eestina oleme hakkama saanud, et siis tegelikult võib-olla selline hea võrdlusbaas on alati, eks ju, Euroopa Liit või Euroopa Liidu riigid, siis tegelikult ega Eesti energiasõltuvus on jätkuvalt üks madalamaid Euroopa Liidus ja aasta, isegi 10, ma ütleks, oli kõige madalam, eks ju, Euroopa Liidus. Mitte Euroopas, Norra siis on, eks ju, oluliselt paremas positsioonis. Ja mis siis tegelikult seda energiasõltuvust on meil tegelikult hoidnud väga hästi, on laias laastus täna võib-olla sellise murelapse rollis olev, eks ju, põlevkivienergeetika just elektri poole peal, aga kui me mõtleme siis näiteks siin soojusmajanduse peale, siis soojusmajanduses kogu aeg see energiasõltuvus on vähenenud, eks ju, tänu maagaasi vähenemisele, tänu kohalike kütuste kasutamisele, elektrifitseerimisele. Transpordisektoris energiasõltuvus on vähenenud, me täna oleme, ütleme, transpordikütuste või vedelkütuste bilansi mõttes ainuke Euroopa Liidu riik, kes ekspordib rohkem vedelkütuseid kui sisse veab. Loomulikult põlevkiviõli me ühelegi autole, eks ju, paaki ei pane, aga minu arust fakt iseenesest kõneleb nagu enda eest.
ja noh, need on asjad, mida tegelikult peaks, ma arvan, väärtustama. Nüüd, kui väärtustamisest rääkida, siis sellesama niisuguse, noh, ma arvan, et suhteliselt võib-olla isegi subjektiivselt valitud nagu verstapostide juures ma proovisin siis vastata sellele Igori küsimusele, et milline on siis inseneride roll olnud energiajulgeoleku tagamisel. Ja ma nüüd ei läinud siit tagasi, eks ju, aastasse 1990 või veel varasematesse perioodidesse, aga ma proovisin nagu vaadata seda perioodi, kus me tegelikult oleme hästi suures plaanis siis oma energeetikat kas Eestis või siin regioonis muutnud ja noh, nii naljakas, kui see ka ei ole, et minu eriala on olnud soojustehnika või ma olen üks ju siis selle eriala lõpetanud, et mitte ainult me ei räägi nüüd inseneridest, vaid ma räägin isegi nagu soojustehnika lõpetajatest. Et me saame nagu väga-väga paljudele nendest ka siin välja toodud nagu verstapostidele või niisugune sündmustele juurde panna tegelikult nagu noh, just meie eriala lõpetanud inimese nime. Et loomulikult see panustamine on olnud kõikidelt nagu oluliselt suurem, aga noh, kes on siis ühte või teist protsessi, eks ju, vedanud, nii et ma ei tea, alates, eks ju, põlevkivijaamade rekonstrueerimiste või Auvere elektrijaama ehitamisest, et noh, ma arvan, et kogu Soojustehnika Instituudi noh, nii toonane kui tänane meeskond on sinna väga märkimisväärselt panustanud, eks ju, ma arvan, et siin saab, eks ju, kindlasti nimeliselt noh, välja tuua Arvo Otsa, aga väga-väga paljusid teisi inimesi. Teema, millega me ise tänasel päeval tegelen, eks ju, Eesti Varude Keskus on siis vedelkütusevaru agentuuri järeltulija, omal ajal istusime Alan Vahtiga koos, eks ju, siis üle laua Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumis, tema oli tegelikult see, kes lõi tänaseni kehtiva, eks ju, Eesti vedelkütusevarude hoiustamise süsteemi, jällegi soojustehnika. Võtame siin erinevate tootmisviiside arendamise elektri tootmisel, Pakri tuulepark oli esimene Eesti, ütleme, üks suuremaid siis taastuvenergia investeeringuid, Martin Kruus. Võtame Petrotterid, Enefit, siis 280 õlitootmised, et nägin, Indrek Aarna oli siin, siis Andres Siirdel on olnud seal nagu väga-väga märkimisväärne panus, ehk siis, et me saame tegelikult välja tuua noh, väga palju nii insenere kui ka tegelikult siis meie teaduskonna või instituudi lõpetajaid, kellel on olnud siin väga märkimisväärne panus ja kõik need osised noh, ise kokku moodustavadki siis sellesama energiajulgeoleku, minu hinnangul. Ja teine pool võib-olla, mis niisuguse nagu, noh, ma ei tea, pool romantiliselt äkki siis kõlab, on see, et kuidas siis energiapoliitikat Eestis on tehtud. Ja noh, kui me siin läheme ka tagasi, et noh, kes siis tegelikult on olnud nende Eesti energiastrateegiate eest vastutajad, et siis noh, meie eriala lõpetajatest Einar Kisel, eks ju, alguses Madis Laaniste, kes täna õpetab siis Brüsselis, kuidas energiapoliitikat peab tegema. Ja mis on see võib-olla niisugune romantiline osa sellest on see, et kuigi täna on, ütleme, nihkunud võib-olla see raskuskese, Jaanus Uiga on siis Maaülikooli taustaga energeetik, siis ikkagi need võtsid Einar Kisel endale appi, eks ju, ENMAK-it tegema, nii et näed, on ikkagi meie eriala lõpetajaid kõvasti vaja. Ja hästi-hästi hea meel on, et noh, Juhan tuleb pärast mind, eks ju, rääkima, aga et tegelikult meie instituudi, meie eriala lõpetajad on need, kes jätkuvalt tulevad ja võtavad selliseid olulisi rolle, ma arvan, Eesti energiapoliitikas, nii et kindlasti tuleb seda nagu väärtustada ja ma arvan, noh, väga, väga äge, et selles mõttes, et täna see üritus siin toimub ja ma arvan, et me peaksime nendest teemadest oluliselt rohkem rääkima. Tulles inseneeria juurde, ma arvan, et ka siin tuleb väga selgelt ütelda, et energiatehnoloogia lõpetajatel on olnud väga märkimisväärne roll, et kui me mõtleme juba ainuüksi Inseneride Liidu nagu kahe viimase siis presidendi peale,
Leo Rumbel istub siin, Igor Krupenski oli möödunud president, ka mina olen, eks ju, siis Soojustehnika Inseneride Seltsi poolt esitatud, nii et ma arvan, et meil on väga palju kaasarääkimist ka inseneerias. Aga seda kõrvale pannes, ja mitte liiga palju aega tahtes nagu raisata, et millega see Inseneriliit praegusel hetkel tegeleb ja kuidas me siis seda tulevikku enda jaoks näeme, et ma arvan, et see väljakutse on see, et me oleme identifitseerinud suures osas probleemi. Meil on järelkasvu ja mahu probleem, ma ütleks Eestis niimoodi. Ja me just kuulsime, eks ju, Fjodor rääkis sellest, mida teaduskond teeb, Alar rääkis sellest, mida, eks ju, instituut teeb, et ma arvan, et täna kõik inseneeriat õpetavad ülikoolid töötavad suurepäraselt, kõrgkoolid ja ma arvan, et tegelikult väga hästi läheb siin lähitulevikus ka rakenduskõrgkoolidel või rakenduskoolidel. Et teatakse, mis on probleem, teatakse, kuidas neid probleeme lahendada ja ma arvan, või mitte ma ei arva, vaid vaadates, eks ju, seda, et milline on meie lõpetajate kvaliteet, siis see kvaliteet on väga-väga kõrge. Küsimus nagu riigina või meile laiemalt ühiskonnana tekib selles, et kas me suudame seda kvaliteeti tegelikult ka riigi majandusarenguks siis edukalt rakendada ja mulle tundub, et need on tegelikult need kohad, kus võib-olla meil on vajakajäämisi ja Inseneride Liit kindlasti nendele teemadele tähelepanu juhib, et ikkagi insenerid peaksid saama endale ühest küljest mitte, ma ei räägi väärikast palgast, aga ma räägin sellest, et neil peab olema selline väljund, mis vastab tegelikult nende haridusele, nende ettevalmistusele. Et mina olen selline isiklikult võib-olla niisugune nihu läinud insener, ma ei tea, kas ma oleksin olnud selles hea, aga tegelikult insenerid ei peaks minema avaliku sektorisse tööle, nad peaksid tegelema sellega, milleks neid on õpetatud. Ja teine kindlasti on mahuprobleem, et me sellisest demograafilisest kriisist justkui nagu räägime, aga me tegelikult ei adu ära, et Eestis ongi tegelikult kõige suurem ressurss või ressursipuudus on inimesed, on noored, ehk siis, et kui sa kuuled nagu seda, et meie räägime, et insenere, eks ju, tulevikus on puudu, riigikaitse eest seisvad institutsioonid ütlevad, et meil on, eks ju, kaitseväelasi tulevikus puudu, päästjaid on puudu, arste on puudu, kõike on puudu. Et mida me siis tegelikult nagu teeme, et ühest küljest me tahame olla, eks ju, siis mitte selline riik, kes endale siia hordide viisi, eks ju, toob teistest riikidest või avab piirid, et teistest riikidest tuleb, eks ju, tohutult masse siia ja ma ei arvagi, et see nagu hea tee on, aga võib-olla see vajab lihtsalt seda, et me väikese riigina, väikse rahvaarvuna keskendume millelegi ja ütleme, Inseneride Liidu poolelt vaadates, meil on väga palju töökohti, mis juba kas täna või tulevikus kaovad, eks ju, tänu tehisintellekti tulemisele. Kindlasti päevakorras peaks olema ümberõpe, mitte ainult noorteõpe, et õpetada ikkagi kõrgemat lisandväärtust ja tootlikkust pakkuvaid ameteid ja kolmas ka see, et laseme nendel noortel, kes täna lähevad kooli, ise otsustada, et mida nad tegelikult tulevikus tahavad teha. Aga laseme otsustada niimoodi, et neile tegelikult on ikkagi näidatud ära, et mis on need inseneeria võimalused, mis on, ma ei tea, kultuurivaldkonnas olevad võimalused, midagi taolist, et kui me kõik lapsed paneme esimesest klassist, eks ju, rahvatantsuringi, aga me ei näita, et mis robootika võimalused on, siis see laps teeb selle otsuse lähtuvalt sellest, mida ta teab ja mida ta siis ei tea, ta tegelikult jätab kõrvale, nii et ma arvan, et see on asi, mida saab Inseneride Liit omalt poolt nügida, siis valitsus tegema ja seda me kindlasti ka teeme. Mu aeg on 4 minutiga lõhki, ma tänan ja soovin nii meie lõpetajatele, tulevastele lõpetajatele kui loomulikult kõikide inseneridele väga ägedat päeva ja naudime seda. Aitäh!